Probleemid hoiab ära kvaliteet alkomeeter Alkoscan. Uuri lisa www.alkomeeter.com. Tervist, eetrisse läheb liiklussaade Roolivõim ja praegu on väga õnnelikud inimesed, kes teevad talisporti, erinevad, sest lund on Eestimaal piisavalt, autojuhte loomulikult see ei rõõmusta ja eks tänases saates mõned kurvemad avariisündmused meil ka sel teemal tuleb. Nüüd aga vaatame väikest kokkuvõtet, mis täna saates tulemas on. Järjekordne suurem lumesadu põhjustas sadu teelt välja sõite. Äärmiselt libe. Lahti on küll lükatud, aga soola küll ei ole. Taksojuhid on pahased väidetava munitsipaalpolitsei omavoli suhtes poriste taksode trahvimise osas. Meil on õigus sanktsioneerida kuni 6000 krooni ulatuses ja kui me teeme pool sellest trahvist, siis minu arust see ei ole ju palju. Eelmisel aastal näitas Autospirit ühest vähestest tõusvat trendi automüügi osas. Kas üks põhjus oli ka see, et firma kuulub ühele väga kuulsale inimesele? Nii mõnigi klient on meie salongi astunud ja just sedasama Marko Märtini nime võib-olla kasutanud. Kui juhtute napsusena roolis avarii tegema ning pärast väidate, et ei tea täpselt, kes roolis oli, siis uue seaduse järgi pääsu pole. Vastutate ikka teie kui autoomanik. Üks seadusepunkt oli ka selline, kus siis pannakse sõiduki omanikule, vastutavale kasutajale kohustus säilitada isikuandmeid, kellele ta on sõiduki kasutada andnud. Tallinn-Tartu maantee 18. kilomeetril kaotas kella 8 paiku hommikul Tallinna poole liikunud sõiduauto BMW libedal teel juhitavuse ning paiskus teelt välja, tehes enne kraavi prantsatamist ka pika õhulennu. Ei tea, kõik toimus nii kiiresti, et ei saanudki aru nagu, libe. Aga kui suur kiirus oli? Ma arvan, et 90. Kindlasti rohkem, kindlasti mitte. Aga nüüd auto on päris katki ju. No jah, vaevalt, sellest enam midagi saab. Masinad tulid vastu, aga siin on ikka praegu päris libe. Ma ei tea, kas nad muidugi liiva või midagi soola panin, seda ma ei tea. Autojuht pääses õnnetusest ehmatusega tänu turvavööle ning õnnetuse hetkel avanenud auto turvapatjadele. BMW esiosa purunes täielikult. Samal ajal 10 kilomeetrit Tartu poole kaotas aga libedal teel noor naisterahvas kontrolli oma Lexuse üle ning sõitis samuti teelt välja. Auto vaba liikumise peatas kraavis kasvanud puu. Juhtus see, et siin on just 70 ala, kus kohas siniallikal üle silla tullakse. Ja suur kaubaauto oli mul ees ja 3-4 autot oli mul taga. Hakkasime tast vaikselt mööda minema ja 70 piires siin temast möödudes võttis libedaga külje ette ja tegin täis tiiru ja siin ma olen. Tagant auto jäi seisma tee äärde ja tuli noorärra väga tubli vaatama, et kas kõik on korras. Ütles ka, et kui autost hakkas välja tulema, et pidi täiesti Tartu maantee libedusel kukkuma sealt samas auto kõrval. Äärmiselt libe. Lahti on küll lükatud, aga soola küll ei ole. Selle Tallinn-Tartu maantee lõigul oli tee nii libe, et kõndideski oli keeruline jää peal püsti seista. Teinegi õnnetus juhtus õhtul Tallinn-Tartu maanteel, kui kella 6:30 paiku oli maantee 70. kilomeetril vajunud libeduse tõttu kraavi veoauto Scania. Liiklus oli magistraalil häiritud ja kaubiku tee peale tagasi saamiseks kutsuti kohale traktor. Inimesed selles väljasõidus kannatada ei saanud. Kui näiteks juhtub selline asi, et olete teinud autoga avarii, jätnud auto sinna paika ning kui politsei helistab teile ja küsib, et miks teie auto siin on lömmis, vastasite varem, et kust mina tean, kes seal roolis oli ja nii edasi. Uus seadus, mis varsti kehtima hakkab, aga sätestab seda, et teate või ei tea, kes seal roolis oli auto omanikuna, vastutate täie karmusega ikkagi teie. Sellest järgnev lugu kohe pajatabki. Need kaadrid on võetud möödunud pühapäeva esimestel tundidel Tallinnas Sõle tänaval. Just sellisele vaatepildile oli peale sattunud juhuslikult möödunud politseipatrull. Keegi oli oma BMW-ga sõitnud eraldusribale, kus auto lõli välja jooksnud ning mootori jõud raugenud.
Politseinike sündmuskohale jõudes oli BMW uksed igatahes lukus ning juhti enam näha ei olnud. Selliseid liiklusõnnetusi on palju juhtunud nimelt, et avarii on, aga omanikku pole. Tuleb ette selliseid õnnetusi, kus siis politsei kohale jõudes on teelt välja sõitnud, sõidukist kõik juba lahkunud, juht kadunud. Ja neid ei ole küll palju, aga mõned korrad aastas ikka tuleb selliste juhtumitega tegeleda. Ja siis on meie kohustus välja selgita, kes seda sõidukit enne liiklusõnnetust ja liiklusõnnetuse ajal juhtis. Palju sellistel juhtudel jääb omanik välja selgitamata? Omanikku me saame välja selgitada nüüd liiklusregistri andmetel ja eks siis omaniku kaudu selgitame välja, kelle kätte sõiduk enne liiklusõnnetust usaldatud oli ja kes seal seda sõidukit juhtis. Et tegemist oli siiski avariiga, püüdsid politseinikud auto omanikku tabada telefoni teel, kuid see ei õnnestunud. Sellistel puhkudel ei jäägi muud üle, kui olukord paberil fikseerida, tellida puksiirauto ning lasta masin tasulisse parklasse vedada. Keset teed ju seda sõidukid jätta ei saanuks. Õige varsti oli puksiirauto kohal, kuid siis saabus veel teinegi tõstukauto. Tuli välja, et selle viimasena sündmuskohale saabunud puksiiri oli välja kutsunud hoopis auto omanik ja seda kindla käsuga masin ühele aadressile toimetada. Tõstukijuhi sõnul tundus too telefonis rääkinud mees joobes olevat. Seepeale helistaski tõstukijuht politseinike palvel tollele BMW omanikuks pretendeerinud mehele ning teatas, et temaga soovib vestelda politsei. Kui toru üle anti, oli teisel pool rääkinud ära juba meelt muutnud, ütles, et tema ei tea sellest mitte midagi, autoomanik ta pole ning ei teadvat sündmusest üldse mitte midagi. Kõne katkestati. Ei jäänudki puksiirauto juhil muud üle, kui tühjalt minema sõita. Kuid ega sündmused veel sellega läbi polnud. Kusagilt pimedusest ilmus välja äkki üks naisterahvas, kes väitis, et hoopis tema oli selle õnnetu BMW roolis ja jutul lõpp. Kui temalt politsei aga dokumente nõudis, siis naisterahval neid ette näidata polnud. Politseinik seletas naisterahvale, et valetunnistuse andmise eest võidakse ta vangi panna ning seepeale tegi naine sealt kohe kiirelt minekut ning oli unustanud ka selle, et just hetk tagasi oli ta väitnud enda autoroolis olevat. Hirm seaduse ees pani naise selle hetkel vähemalt tõtt tegutsema. Igatahes toimetati too BMW Paljassaares asuvasse tasulisse parklasse ning edaspidini on juba auto omaniku mure. Unustatakse ju ära, et varsti hakkavad kehtima meil ka uued seadused ning liiklusseaduse muudatused võimaldavad nüüd ka auto omaniku karistada, isegi siis, kui too peaks ütlema, et ei tea, kes tema sõiduki roolis viibis. Mis selle uue seadusega on? Kas on olemas juba või? Liiklusseaduse muudatused, mis jõustusid 2008. aasta 27. detsembril, on juba jõustunud ja üks seaduse punkt oli ka selline, kus siis pannakse sõiduki omanikule, vastutavale kasutajale kohustus säilitada isikuandmeid, kellele ta on sõiduki kasutada andnud ja omanik või vastutav kasutaja peab siis sõiduki juhi andmeid säilitama 3 kuud peale selle sõiduki kasutamist ja need andmed peavad olema siis inimese juhi, kellele sõiduk kasutada anti ees perekonnanimi, elukoha aadress ja juhila number ja neid tuleb säilitada 3 kuud. Kui nüüd sõiduki kasutaja omanik ei vasta politsei päringutele, tal ei ole neid andmeid säilitatud, siis kevadest võivad sellise andmete mitte säilitamise eest järgneda ka sõiduki omanikule vastutavale kasutajale karistused. Probleemid hoiab ära kvaliteet alkomeeter Alkoscan. Uuri lisa www.alkomeeter.com. Probleemid hoiab ära kvaliteet alkomeeter Alkoscan. Uuri lisa www.alkomeeter.com. Eelmine aasta oli automüüjatele väga raske aasta, sest tänu majanduslangusele müüdi autosid võrreldes eelnevate aastatega oluliselt vähem. Kuid Autospiritil läks vaatamata sellelegi ülimalt hästi. Huvitav, mis on nende edu saladus? Kas tõesti Marko Märtini nimi aitab autot paremini müüa? Et üks põhjus, miks me siia tee juurde aasta alguses kohe tulime, on ka see, et kui kõik müüginumbrid eelmisel aastal näitasid paraku sinna miinuse kanti, siis teil on õnnestunud kuidagi plussis olla, et mis selle edu saladus on?
jah, tõesti peab tunnistama, et Autospiriti jaoks möödunud aasta oli väga edukas. Suutsime oma müügimahtusid kasvatada üle 100% ja loomulikult siinkohal täname kõiki kliente, kes on meid usaldanud. Ja eelmise aasta märksõnadeks võib-olla meie puhul ongi olnud see, et kõik meie poolt esindatavad automargid on saavutanud head tulemused Eesti turul üldises plaanis. Aga edu saladus ikkagi, milles on? Kõiki saladusi kahjuks ei saa võib-olla isegi avalikustada, kuna ka konkurendid ilmselt kuulavad-vaatavad. Aga siiski, et natukene täpsemini rääkida, siis peaksime võib-olla jõudma selleni, et millega Autospirit tegeleb. Autospirit siis esindab Eestis 3 automarki. Nendeks on Subaru, Chevrolet ja Nissan. Lisaks sellele tegeleme ka kasutatud autode müügiga. Ja kui natukene täpsemini minna nende erinevate automarkide olemuseni, siis võib-olla alustaksime Subarust. Subaru jaoks eelmine aasta oli läbi ajaloo kõige parem. Ja selleks põhjuseid tegelikkuses oli päris palju. Esiteks uued mudelid. Kui täna vaadata Subaru mudelivalikut, siis praktiliselt kõik autod on 1 või 2 aastat vanad, mõned isegi uuemad. Ja kõige suurema edu nendest uutest mudelitest saavutas Subaru Forester, mis on omas klassis kindlasti tänase seisuga number 1. Ja seda trendi on ka jaanuaris nüüd näha, et tegelikkuses Subaru Forester on lausa esi3 Eestis müüdud autode seast. Teiseks põhjuseks Subaru edu osas on kindlasti uuenenud hinnakujundus. Nimelt siis kevadel, kui Autospirit alustas Subaru esindamisega Eestis, muutusid Subaru hinnad sõltuvalt mudelist kuni 60 000 krooni ja seekord soodsamas suunas. Nii et see on kindlasti klientide poolt märgatud ja oma tulemused ka jätnud. Kolmandaks kindlasti ka esindusvõrk on laienenud ja nagu juba mainitud, siis Autospirit alustas Subaruga tegelikkuses alles sel aasta kevadel ja kindlasti on see ka omad positiivsed mõjud avaldanud. Kui palju avaldab positiivset mõju Marko Märtini nimi, kes peaks selle firma taga vist omanikuna seisma? Jah, kindlasti tuleb tunnistada, et nii mõnigi klient on meie salongi astunud ja just sedasama Marko Märtini nime võib-olla kasutanud ja see on teda siia toonud. Ja kindlasti oleme suutnud sellisel puhul võib-olla veel leida täiendava sellise väikse boonuse või soodustuse sellele inimesele. Kõige müüdavam mark Subaru, aga siin on veel seismas näiteks Chevysid on hästi suur valik, et mida sa siit tõstaksid esile? Jah, Chevrolet on automark, mis ilmselt kogu Euroopas, kaasa arvatud ka Eestis, on üks kõige potentsiaalikamaid. Tema tuntus ei ole täna veel võib-olla väga suur, küll aga peab ütlema, et inimese jaoks, kes teeb oma valiku Chevrolet kasuks, on see igati õigustatud ost, sest tegemist on sellise praktilise, suhteliselt lihtsama ja samas väga soodsa hinnaga autoga. Tänases majandussituatsioonis, kus kõik jälgivad oma kulutusi väga täpselt ja planeerivad väga hoolikalt, on see kindlasti väga oluline. Ja sellele kõigele on lisandunud Chevrolet 5-aastane garantii, mis taaskord aitab väga hästi kulusid planeerida ja fikseerida pikemaks perioodiks. Nissaneid müüte ka, ma arvan, et see on ka üks põhjus, miks need numbrid on tõusnud, sest see Qashqai on ju müügihitt olnud siin läbi Eesti autonumbrites ka. Jah, tõesti, Nissan on läbi aegade tegelikult olnud väga populaarne auto ja ta on tuntud kui sõiduautode müüja, sõiduautode tootja, samamoodi nelikveolised on Nissani puhul olnud alati väga populaarsed ja sellele lisaks veel tarbesõidukid ja pick-upid. Kuid 2008 aasta kindlasti oli nii-öelda Nissan Qashqai aasta. Ehk üle poole kogu müügimahust tegelikult moodustas siis Qashqai, mis on oma hinna ja varustuse ja omaduste suhtelt väga hästi positsioneeritud. Et ta on selline natukene väiksem linnamaastur, aga samas kõrgem ja mugavam kasutada. Ma arvan, et ma ise lisan, sa jätsid ütlemata ühe sellise suure boonuse, et miks teil nii hästi müügiga läinud on, ma arvan liising, sest autofirmad ju kõik kurdavad seda, et pangad ei anna raha, liisingud ei ole nõus andma, võtma siis autosid liisingusse ja nii edasi. Teil seda muret ei ole, ma saan aru. Ja tõesti, Autospirit Leasing on nüüd tegutsenud tänaseks juba terve aasta ja üle ootust hästi on meie kliendid selle teenuse vastu võtnud.
Põhieesmärk, miks me seda teeme, on loomulikult see, et kliendi jaoks oleks kõik hästi mugav ja lihtne. Et auto ostmise juures üheks selliseks kindlaks jututeemaks alati on leasing. Ja seda kõike saab teha nüüd siis meie salongis niimoodi, et inimene ise selle pärast muretsema ei pea. Me teeme kõik vajalikud toimingud tema eest ära ja leiame alati parima lahenduse, mis sellele kliendile sobib. Uksest ilma autota tagasi välja ei lase? No üldjuhul on see niimoodi, aga eks meie eesmärk on ikkagi see, et klient saaks selle, mida ta tegelikkuses vajab ja soovib. Nii et vägisi kindlasti midagi teha ilmselt mõttekas ei ole. Selge, me oleme praegu Tallinnas ja see ei ole ainuke koht, kus te olete. Jah, tõesti, me asume Tallinnas Ehitajate tee 122. Ilmselt on see koht juba päris tuntud inimeste seas, klientide seas, kuid samaaegselt on meil ka salong ja hoolduskeskus Tartus, nimelt Turu 47. Interneti leheküljele ja sealt saab kõik kätte. Jah, täpselt nii, www.autospirit.ee ja seal on kõikide brändide ja ka meie ettevõtte kohta lisainformatsioon olemas. Eelmine saade me rääkisime hästi palju autovargustest ning kaskoteemadest ning teie poolt tuli meile palju küsimusi ning kohe hakkamegi vastama neile. Küsimus siis järgmine, et mis värk on selle võtmete arvuga, et minul juhtus selline asi, et auto ärandati ja esitasin mõlemad võtmed. Auto leiti üles 3 päeva hiljem ja jama algas sellest, et politsei ütles, et auto on ärandatud originaalvõtmeid kasutades. Sain just eile vastuse ja kuna juhtusin nägema teie saadet, siis kohe siit ka küsimus. Kõlab nagu nüüd nii, et kuna on kasutatud väidetavalt originaalvõtmeid, siis kaskot välja ei maksta. Siis peaksin mina olema kellegile võtmed andnud ja seega Peti sai ise kohtu alla minema. Süüdistus mulle aga esitatud pole, et palun väga vastake, mis variandid mul siis on? Ma täpselt siit ei loe välja, et kuidas politsei sellise otsuse tegi, kuid suure tõenäosusega on tegemist juhtumiga, kus näiteks sõiduki või kannatanu on soetanud sõiduki kasutatult ja siis eelmine omanik andis talle 2 võtit üle. Ja kuid tehase poolt on väljastatud selle sõidukil rohkem võtmeid ja siis see võti on sattunud kuidagi sellise kodaniku kätte, kes on seda kurjalt ära kasutanud. Et teada saada, mitu võtit autol on, tasuks pöörduda auto esindusse. Et seal kindlasti öeldakse, et palju on võtmeid kaasa tulnud tehasest. Ja kui on võtmeid rohkem olnud kui 2, siis tasuks edasi uurida näiteks eelmise omaniku käest, et kus need võtmed jäänud on. Aga mis puudutab kindlustust, siis kahjuks on nii, et kui auto on ärandatud originaalvõtmega, siis tegemist ei ole kindlustusjuhtumiga ja kindlustusandjal puudub hüvitamise kohustus. Midagi ei ole teha. Kas kasko makstakse välja siis, kui võti on vahepeal kadunud ja sellest teatada kindlustusele või mis toimingud sellisel puhul järgnevad? Kui võti lihtsalt ära kaob, siis esimene asi tuleks pöörduda kas esindusse või mõnda muusse pädevasse ettevõttesse, kes siis need turvaseadmed ümber kodeerib. Ja seejärel tasuks juhtunust ka teavitada kindlustusandjat. Nüüd hakkab vist jama, sest auto ärandati ja pandi seejärel põlema. Auto oli kindlustatud kaskoga ärandamise vastu, kuid mitte vandalismi vastu. Mis nüüd saab? Tegelikult see nii päris ei ole, et kui auto ära varastatakse ja seejärel pannakse põlema, siis tegemist ei ole tulekahjuga, vaid ikkagi on varguse riskiga ja see peaks hüvitatama varguse riski alt. Inimesed on harjunud jätma omale arvuteid ja igasuguseid muid väärtesemeid autosse, et kuidas neid on võimalik kaskokindlustuse alla panna? Kahjuks tänases olukorras või tänaste tingimuste järgi selliseid asju ei saa kindlustada kasko alt. Et näiteks laptope on võimalik kindlustada eraldi ja seda ka väga piiratud juhtudel, et üksikut laptopi näiteks kindlustusandjad ei soovigi ära kindlustada. Ja kasko alt ka selliseid asju kindlasti kindlustada ei saa. Näiteks kui ma olen autosse pannud 100 000 helisüsteemi näiteks, et mis sellega saab, et kas seda on võimalik eraldi kindlustada, et kui see mul autost ära varastatakse? Ja sellist muusikasüsteemi on võimalik ära kindlustada, aga kindlasti tuleb peale paigaldamist teavitada kindlustusandjat, et selline asi on paigaldatud ja siis suure tõenäosusega kindlustusandja võtab ka selle eest täiendavat kindlustusmakset, et kuna see audisüsteem on oluliselt atraktiivsem.
et kõik lisad, mis ma autole panna tahan, et pean kindlasti tulema näitama neid ja siis saab teada, kas saab kindlustada või mitte. Alati ei pea kohe näitama, vaid tasuks kindlustusandjaga ühendust võtta ja siis tema annab korraldusi, kas on vaja ette näidata või mitte. Kui te sõidaksite taksot sellise musta autoga, siis munitsipaalpolitsei tuleks teile kohe trahvi tegema ning tänu sellele on taksojuhid väga vihased. Auto peab olema korrektne, aga see, et praegu nõuda selliste ilmadega või meie oludes, nõuda sellist steriilsust, no see on täielik absurd. Siis me peaks sõitma kõik, mitte ainult taksod, vaid kõik autod peaks sõitma kuskil 5 kilomeetrit tunnis. Hästi vaikselt, et teineteist täis ei pirtseks. Taksojuhid on tõusnud tagajalgadele. Munitsipaalpolitsei on karmi isakäega hakanud Tallinna taksonduses korda looma ja mõnedele meestele see loomulikult ei meeldi. Taksojuhtide arvates on munitsipaalpolitsei taksokontrolli nõudeid sõna-sõnalt peaaegu võimatu täita. Näiteks nädala sees maha sadanud lumi tegi tänavad ligaseks ja autot puhtana hoida on suhteliselt võimatu. Las linn või siis ütleme munitsipaalpolitsei, las jagab välja meile sellised kiled. Me tõmbame pärast iga klienti, tõmbame maal kile peale autole, nii et uksed on lahti käiks. Ja palume aga, klient läheb maha, tõmbame selle kile maha ja paneme uue peale. Teeme siis niimoodi, võib-olla see ehk aitab, aga ega siin, ütleme nende teede paranduseks, me näegi mingit võimalust. Ilm on selline, meie kliima on selline. Siis ma ei tea, kui on auto roostes, või on ta tõesti tiib ripendab, nagu ma ühed nägin niimoodi, et pagasnik oli kinni tõmmatud nööriga konksu külge. See on midagi muud. Auto peab olema korrektne. Taksojuht Vahuri arvates on olukord absurdne. Vahur aga ei soovi oma nägu näidata, kartes hilisemat taksokontrolli tagakiusamist. Kui kord päevas käib auto nagu pesulas, siis on nagu normaalne, aga tihedamalt ma ei näe küll mingit varianti nagu. Hommikul kell 7 tulen välja, kui auto läigib, lõunaks on mul kuradi auto nagu ta poleks vett näinudki. Pole vajagi lõunaks, see on juba... Tehke kõigepealt Tallinna tänavalt puhtalt ja siis hakkab edasi rääkima. Munitsipaalpolitsei juht Kaimo Järviku sõnul pole siiski ühelegi taksojuhile põhjuseta trahvi tehtud. Samuti on lörtsis ilmaga takso trahvimine liialdus. Karistatakse vaid neid, kes tõesti rokase autoga ringi sõidavad. On küll juhtum ja see juhtum, kui ma ei eksi, oli reede öösel vastu laupäeva, kui Tallinnas olid miinuskraadid ja teed olid kuivad. Nii et ma tean seda, et kui menetlust alustati, siis ilmselgelt oli näha, et see takso oli kauem pesemata kui 1-2 päeva. Seega ma panen taksojuhtidele südamele, et me võtame oma kontrolli päris tõsiselt ja kui ilmad on kuivad, siis peavad taksod puhtad olema ja miks nad peavad puhtad olema, peavad sellepärast olema, et kliendid, kes istuvad autosse oma pikkade mantlitega, valgete riietega, ülikondadega, ei pea mitte ennast ära määrima. See on ainuke põhjus. Taksojuht Mardi sõnul suhtub taksokontroll juhtidesse siiski viisakalt, kuid samas peaks juhil olema ka enda õigus otsustada. Näiteks milline on korrektne välimus ja kas sinna juurde ka lips kuulub. Kuulge, nüüd ei nõuta enam restoraniski lipsu, mis jääks, ma olen ise vana kõrtsumees, ma tean, vanasti oli niimoodi, et võeti naise käest laenati sukk tõmmati omale kaela, et üldse sisse saada või oli Sveitseril seal varuks siis lipsud, et võt lipsuga tule sisse kasvõi, et sul on kurat suusaülikond või need lips on ees. See on absurd. Tähendab, miks me oleme siis nagu üles poodud, eks ole, siin vaatame kasvõi intervjuud riigikogulastega või kasvõi ministriga, kellel on krae lahti, kellel on suusa kuradi kampsun seljas. Miks meil peab olema, miks meie peab olema mingisugused, ma ei tea, mingid ampelmannid? Tegelikult me oleme kontrollinud ühe nädala ja kui ühe nädala tagantjärgi teha statistikat, et siis võiks öelda küll, et need pesemata taksod, need 2 taksojuhti, kes trahvi on saanud, et see oli 20 küll 2 episoodi. Et põhiline on ikkagi see, et taksojuhtidel on plafoonid korrast ära taksodel, siis on külje peal reklaamid, on alamõõdus, seal on oma mõõtenumber, mis peab olema, siis ei ole korras taksojuhtide koolitustunnistusi, nad peavad vastava koolituse läbima, see on jäänud hoopis unarusse. Seega ma arvan, et need esialgu on peamised põhjused, milleks me oleme alustanud väärteomenetlust. Et kui on ilmpoline lögane nagu täna, et loomulikult mitte keegi ei nõua, et see takso oleks nüüd nii puhas, et lausa nagu pesulas pidevalt tulnud,
et see ei ole nagu mõistlik, aga küll kuiva ilmaga jumala eest, et meil on õigus sanktsioneerida kuni 6000 krooni ulatuses ja kui me teeme pool sellest trahvist, siis minu arust see ei ole ju palju. Ega me siin lumesajus pikalt seista tahagi, minu poolt vaadake ikka, et ei pane seda jalga sinna gaasipedaalile väga tugevasti, sõitke rahulikult, ilmaolud on praegu väga karmid. Küsimus loomulikult tuleb. Mis on aga selle autofirma nimi, kelle omanik on Marko Märtin ning kellel läks eelmine aasta väga hästi? Müüginumbrid olid ilusad ja ma arvan, et võib-olla see Marko Märtini nimi, nagu me ka täna saates kuulsime, aitab sellele automüügile natuke kaasa, aga mis seal teha? Mees ju oli ka rallimaailmas tõsine tegija siis, kui ta veel aktiivselt sõitis. Te saate aga vastata sellele küsimusele rooli.ee, selline kodulehekülg ja seal on 3 vastuse varianti. Kordan veel, hoidke jalga gaasipedaalilt tagasi, meie kohtume teiega kindlasti juba nädala pärast. Ohutut ja turvalist liiklemist! Probleemid hoiab ära kvaliteetalkomeeter Alkoskan. Uuri lisa www.alkomeeter.com.